Tere, mina olen Noora. Ma sain äsja 2-aastaseks. Olen Eestis elanud ainult 2 aastat. Aga korraks tuli juba hirm peale, et polegi õieti kuskil elada. Noora on üliarmas, tohutu uudishimulik ja väga ettevõtlik. Sealjuures 2-aastaselt, ta nüüd novembris sai 2-aastaseks. 2-aastase jääkaru emase kohta väga heas mõõdus. Suur tüdruk, suur neiu, ütleme nii. Noora sõbrad ja sugulased, kes veel praegu looduses elavad, ei tunne ennast viimased 20-30 aastat sugugi hästi ja satelliidipiltide pealt on ju väga hästi näha, kuidas see jäämüts järjest väiksemaks muutub ja selle tulemus on see, et kevadel noorasugused karupojad koos emaga jäävad veevangi ja ei jõua rüsijää piirile, kuhu nad peaksid õigeks ajaks jõudma ja selle tõttu jäävad nad rängalt nälga ja väga suur osa nendest lihtsalt hukkub selle tõttu. Korraks ma hakkasin täitsa kartma, et mind viiakse üldse siit Eestist ära, sest mul ei olnud korralikku kodu, kus elada. Veel pool aastat tagasi oli teada, et maailma looduskaitseorganisatsioonid on meile teinud tõsise ettekirjutuse, et meie jääkarud viiakse lihtsalt minema, kui mitte midagi ei muutu. Ja meie jääkarud on unikaalsed juba sellepärast, et meie jääkarude vanemad on pärit olnud vabast loodusest, mis teevad neid eriti hinnaliseks. Aga siis ühel päeval tulid minu puuri juurde 2 ilusat ja toredat naist. Veronika vaatas mulle sügavalt silma ja ma tundsin, et ta mõistis minu muret. Kui ma Noorele esimest korda otsa vaatasin, siis ma nägin seal sellist suurt kurbust. Ta vaatas mind oma suurte, ilusate silmadega. Ta tahtis mulle öelda, et päästa mind ära siit maailmast, kus ma praegu olen. Ma nii väga tahaks omale uut kodu. Ma tahaks ka seda, et minu ema ja isa oleks seal minuga selles uues kodus. Kõik see kestis nii kaua, aga ma ei kaotanud kunagi lootust. Selle 3 aasta jooksul, millal ma seda projekti olen vedanud, on ikkagi tekkinud teinekord ka tagasilööke ja tundmus, et milleks mul seda kõike üldse vaja on. Tegin tunne, et jätaks kõik see, kus teine ja läheks minema. Et vahepeal olen ka kodus pisara valanud ja tõesti mõelnud, et ega ei olegi see nii kerge, et sa käid ukselt uksele ja ütled, et tulge aidake. Et selles osas, mis mind ongi motiveerinud, kui ma olen mõelnud nende karude peale, kes seal loomajas on. Ja siis, kui ma ikkagi mõtlen selle peale, et kas ma tõesti jätan nad sinna sellisesse olekusse, siis ma olen ikkagi saanud endast võitu ja tõesti öelnud, et ma teen seda edasi. Uus Polaarium hakkab olema ulatuslik ala tegelikult Põhjavärava kõrval, kus praegu on olnud ajutiselt 30 aastat miilud ja jääkarude uus kodu on selle esimene ehituse etapp ja selle, see on võrreldamatu kõige sellega, mis meie jääkarud on seni pidanud üle elama, sest et see kujutab endast 2 niisugust suurt ekspositsiooniala, kus on nii muru kui kruusa ja kaljurünkasid ja mis kõige olulisem, seal on 4 meetri sügavused suured basseinid ja mis kõige toredam tegelikult külastajate seisukoha pealt on see, et lapsed saavad näha neid karusid nii maa peal, vee peal ujudes kui veelgi toredam ka vee all ujudes. Nii et selles mõttes on kogu karude elu võimalik läbi suurte klaasvitriinide suvel ja talvel ja igal ajal näha, rääkimata muidugi sellest, et veebikaamerate kaudu on need asjad nähtavad ka isegi kodus arvuti taga. No ma arvan, et Noora tunneb ennast oma uues kodus suurepäraselt ja palju paremini kui tema sõbrad ja sugulased tegelikult selles palju kiidetud vabas looduses. Aitäh!
aitäh kõigile, kes aitasid mind. Et ma saaksin siia Eesti Tallinna loomaaeda ikka edasi jääda. Siinkohal tegelikult soovikski tänada kõiki telefonioperaatoreid, kes avasid oma toetusliinid. Suured tänud kaubanduskeskustele, kus meie korjanduskastid olid väljas, samamoodi kinod, kes aitasid meid toetusklippidega. Suur tänu ka Tallinna linnavalitsusele, kes eraldas jääkarude uue kodu projekti jaoks 2,5 miljonit eurot. Ja loomulikult eriline tänu ja kiitus meie vabariigi presidendile, kes kutsus Eesti rahvast üles toetama meie projekti Jääkaru uus kodu. Aga inimesest palun, hoolige rohkem loodusest, sest ma tõesti kardan, et minu sugulastel seal kaugel varsti ei ole kuskil elada. Jääkarude päästmiseks, nende toetamiseks iga inimene maailmas ja loomulikult Eestis, eks ole, saab teha 3 väga lihtsat asja. Kustutage tuled, kui teil ei ole vaja valgustust. Hoidke elektroenergiat kokku. See on väga tõsine asi. Teine asi, ärge raisake kütust. Hoidke kokku, vähendage nende kasvuhoonegaaside paiskamist maailmasse. Ja 3, ja võib-olla kõige tähtsam, hoidke oma mõistus ja süda avatud jääkarude muredele.